et meil siin kambas on üks tore füüsik, kes kohe esimesel päeval selle ripatsiga enda soetas, nii kui ma ta net üles panin. Aga siis füüsiku hinge ei anna rahu, tema koopis tükki välja ja tegi analüüsi. Ja mis tema sealt siis rääkis, on see, et kui mina alguses inglise keeles seda infot lugesin, et siis see lause, et ripats koosneb 70 erinevast mineraalist ja kristallist, mis asetsevad läbisegi jõukeste kihtidena. Et mina sain aru, et on võetud siis laava, on võetud ühe käega mineraale ja teise käega kristalle, et siis kokku segatud, nanoks lastud ja siis uuesti keraamiliseks tagasi kuumutatud. Et see analüüs siis siin Eesti tingimustes näitas, et see ripats koosneb siis pruunist laavast. See naisterahvas siis ütles, et maailmas on 4 sorti laavat. Ma ei tea, seda pruunlaava pidavad nendest kõige vingem olema ja seda Jaapani pruunlaava siis on oma olemuselt hästi mineraalirikas. Et kas siin nüüd on just see 70, tema seda ei kinnitanud, sealt võib-olla, ma ei tea, ühesõnaga, et on hästi mineraalirikas. Teine asi selle kristallide koha pealt on see, et kui siis magma läheb üle laavaks, toimub kristallisatsioon. Struktuur muutub kristalliliseks, kui magma läheb üle laavaks. Ja siis on võetud nüüd see laava, mis on hästi mineraalirikas, pruun Jaapani laava, oma kristallilise struktuuriga ja on lastud nanoks, mis tähendab ime peenikeseks, mis tähendab seda, et nende kristallide eripind on tohutu. Eripind kui selline, hästi lihtne näide, et kui meil on metallplaat, et siis meil on siin praegust 60, 1, 2, 3, 4, 5 ja 6 ja nende eripind on siin. Kui me laseme selle metallplaadi niipidi ribadeks ja niipidi ribadeks, siis tekivad siia kuubid ja eripind suureneb. Igal kuubil on juba 6 külge. Ja sellest ühest plaadist saab kordades suurem eripind. Ja need kuubid laseme jälle väiksemaks, et see eripind kogu aeg suureneb ja suureneb ja suureneb. Ja nüüd tänu sellele, et see laava on lastud nanoks, on siis see eripind siin, nende kristallide eripind siin ripatsi sees tohutu. Ja see ongi see, kuidas ta siis töötab ja miks ta töötab ja miks ta nii kiiresti töötab ja nii võimsalt töötab. Et me rikastame nii-öelda ennast kristallilise struktuuriga. Ja siit ta võtab seda lõpmatut ja koondab meisse. Ja me hakkame kristalliseeruma. Ja just see lause siin on, et ripats on suurendusklaas, mis võimendab skalaarenergiat tugevdades niimoodi keha biovälja. Et see suurendusklaasi olemus just siin. Hästi palju on jälle küsitud, et kas ma pean ripatsit puhastama, kas ma pean teda laadima, kas ma tohin teda teistele inimestele anda. Vastus on see, et kujutage ette, et see on suurendusklaas, mis te suvel käes hoiate, et päikesekiirgustama nahale punktiks lasta. Täpselt sama suurendusklaas ongi see ripats. Seda ei ole vaja puhastada, tervendada, laadida, pesta. Iga perekonnaliige võib teie suurendusklaasi käes hoida. Ta töötab põlvkonnast põlvkonda. See sama suurendusklaas, millega te lasete omale päikesetäpi käe peale. Seda ei ole vaja pesta, seda ei ole vaja laadida, puhastada ja perekonnaliikmete vahel võib teda vabalt jagada. Ta töötab mehaaniliselt, täpselt samamoodi see ripats. Ta on kui suurendusklaas, ta ise ei oma energiat. Ta pidevalt on nagu see samune siis lens, mis ta siis eesti keeles on? Lääts, just. Kui suur vägi? Sellega mõõtme, tähendab katsed, mis me teinud oleme, et ta peab keha vastas olema. Et kui me tegime, et me panime ripatsi siia jalgad ette nii-öelda, siis oli veel inimene tugev. Ja kui ta läks juba natukene eemale, siis ta läks nõrgemaks.